16-aastase Võrumaa tüdruku Maria Sepa jaoks sai mõned aastad tagasi saatuslikuks viirus, mis südames laastamistööd tegi. Täna põksub tema rinnus juba hoopis teise inimese süda, mille abil Maria on elule tagasi võidetud. Tema ema Jana Sepp kirjeldab algusaja ehmatavaid hetki, aga niimoodi. Süda hirmsasti klopib ja siis juba tuli, et ta ei saa öösiti magada ja siis lägime Võru haiglasse Restarti juurde ja seal üteldi, et no me jätame 1 päevaks sisse. Kui ma siis läksin asju tooma, siis järgmine hetk oli ta juba intensiivis ja öeldi mulle, et Tartu kiirabi tuleb järgi ja ta viiakse Tartusse intensiivi. Lastearsti nõuanne, et pere võiks südame siirdamise vajadusega kohe arvestama hakata, ei olnud ema jaoks aga sugugi kergete killast. Arvestage sellega, et ei tule mingi hetk minek. Tema nagu kogu aeg oli see, ise mõtlesid, ei, teeme nii, et ei ole. Sest täpselt nii kaua, kuni me ei olnud näinud, ei osanud nagu seda eelmist patsienti, et kellel oli just süda siirdatud, et nii kaua ei olnud seda kindlustunnet, ma üldse ei teadnud, mis sündima hakkab, et nagu et ei teadnud, aga siis, kui me olime ära näinud seal lava peal, see oli, see on ju päris, et tal ei olegi ju mitte midagi, et kihutab ees meist minema, meie seal löntsisime järgi, et võta kas või selga, et käia ju ei jõua seda pikka maad. Ka Maria enda jaoks tähendas südame siirdamisest teada saamine tunnete Ameerika mägesid. Üldse ei mõenudki väga selle peale. Ma ei mäleta küll sellest, ma oleks midagi mõelnud. Alguses olin natukene rõõmu, siis hakkasin pärast nii kartma. Lõpust oli ikka kartma. Hirm sisse. Ma tahtsin koju saada. Esimesed päevad, kui ta oli seal intensiivis, pandi Eesti õed tööle. Et selles mõttes, et see oli nagu küll hästi hea kogu aeg, et kas öises või kogu aeg olid Eesti õed tööle. Südame siirdamiseks tuli minna Soome, sest Eestis polnud nii keerulisi operatsioone ette võetud. Ühe käiguga aga asi ei piirdunud. Järelkontrollis käivad sepad põhjanaabrite juures siiamaani. Seal tehakse vereproovid, ultraheli ja siis võetakse biopsiat tehakse südamest need proovitükikesed, mis näitavad kõige paremini siis, et kuidas see süda elab siis. Ja kuidas elab? Hästi elab. Hästi elab. Rattaga sõites jaksu jagub, et natukene väsitab ära ikka. Kas see on natukene naljakas mõte ka, et minu sees on kellegi teise süda? Jah. Aga te sellest inimesest väga palju ei tea? Ei tea. Seda jah, et ei tea tõesti. Et ei oska isegi arvata. Milline see südame ootus oli? Ma saan aru, et ega neid südameid ju kusagil riiulil nagu valmis ei ole, et seda tuli ilmselt oodata sobivat südat. Ja meil läks kiiresti, meil oli ainult 2 kuud vaja oodata, et meil pärast seda aparaati, aga me olime harjunud, et see aparaadiga hakkas asi väga hästi nagu toimetama, et kaal hakkas juurde tulema ja siis tuli juba, kui arst helistas õhtul 9:30 ajal, et issand, juba minek või nagu me lennuki pealt maha saime, põhimõtteliselt kohe palatis ja oli minek, et siis ei olnud enam aega mõelda. Töökaaslased ikka ütlevad, et issand jumal küll, et ma ei tea, et kuidas sa niimoodi saad või ütleme selles mõttes, et meil on ju terved lapsed kodus kõik, et kuidas sa saad, et me muretseme nii tühiste asjade pärast kogu aeg või selline, et ma ei teagi. Eelnev elu ongi täpselt niimoodi selline. Kusagile juba nagu unustust hõlmad, seda nagu ei mäletagi, et see 3 aastat on nii pikka aeg kogu aeg seda haiglavahet seda, et seda eelnevalt teagi, mille pärast siis muretsesid, ega ei mäleta seda. Aga nüüd ma ütlen, et järjest kergem selles mõttes läheb, et nüüd hakkavad varsti need järgmised muremõtted ära kaduma. Et jah, eks ta on nii.